Tervist, head inimesed, jälle ma mölisen siin, Andro Roos möliseb Tähtvere 46 eest, aga see ilus kollane maja, see oli kunagi minu maja, mul ema ostis ühe korteri siin, ma elasin esimesel korrusel ja need aknad olid siin minu aknad ja keldriaknad ka. Ja muide siiamaani ei saa näidata katust, aga see plekkkatus on minu ema pandud, et see läks umbes täpselt 10 000 krooni maksma, 20 aastat tagasi, nii et kas nüüd 10 000 euro ees katus saab, see on iseasi, aga see pole antud juhul teema. Vaadake, ma arvan, et see on päris paljude Tähtvere tänava majade probleem, et on kitsad sisehoovid, sellepärast ei saa inimesed parkida oma hoovides, muidu peaks parkima hoovides. Aga võetakse 70 kohta ära, sellest ma olen rääkinud, alles jääb 30 kohta siia. Aga see pole ainuke probleem, need majad, vähemalt minu ajal olid, võib-olla praegu nõhkõsi pumbad pandud nii edasi, aga need on puuküttega majad, siia on puid vaja tellida. Kui mina tellisin, oli see tänav oli lai, siin käisid autobussid ja siin bussipeatus oli kas siin minu arvates. Nüüd on tehtud hästi kitsaks. Minu ajal tee oli laiem, pool teed oli täis puid. Kallur kallutas siia, pool teed oli täis, autod oli raske mööda minna, sellepärast et kallur päris sisse ei saanud minna, nagu ma ütlesin, kitsas on siin ja väga paljude hoovide probleem on see, et on kitsas. Ja kui nüüd tuleb siia puukallur, siis ta kallutab selle tänava nii täis, et autod ei hakka sealt iluklumbist üle sõitma. Miks linnavalitsus teeb sellist lollust? Meie maksumaksja raha eest. Head inimesed, miks te olete nõus sellega? Miks te lähete ja hääletate Reformierakonna poolt ja sotside poolt ja Eesti 200 poolt, kes ju selgesti sellised psühhopaatsed ettevõtmisi maksumaksjad teie raha eest teevad? Meil on vaja plaani B, meil on vaja hakata tervemõistuslikult juhtima linna, tervemõistuslikult juhtima riiki. See kiviparkett on siin ilus küll. Ja kui mõni ütleb seda, et Andro Roos ainult möliseb ja midagi välja ei paku, aga me pakkusime välja enne, kui nad ehitama hakkasid. Tea küll, tehke siis oma see õuealatee, tehke jalgrattateed ja asjad, aga tehke kõik ühetasandiline. Tehke niimoodi, et vajadusel saab lilleklumpidest ümber sõita ja vajadusel, kui puuauto tuleb, et saab siia kõnnitee peale sõita niimoodi ja saaks kallutada siia, aga praegu ju ei ole niimoodi, et sa ühe rattaga peale tuled. Isegi parkimine on ju keelatud kõnniteel, kus siis see peatuda saab see auto sinna ja kallutada ja lõhub ju äärekivid ära, nii et ühesõnaga, plaan B, tervemõistuslikkust, täna mölisetud küll, plaan B, tervemõistuslikkus.